Joo, mina olen Artur ja mingi paar kuud tagasi, umbes 7 nädalat tagasi postitasin me Instagrami pildi ja palusime teil küsida küsimusi, et me saaksime netiga teha koos Q&A. Jah. Et meil on 72 kommentaari või küsimust. Ma ei tea, siin on igasugused asju. Et paljusid asju on korratud, et siis kui juba kordamiseks läheb, siis nendele me uuesti vastame happa. Et esimene küsimus, vastan netti. Ma annan sulle esimese küsimuse. Esimese küsimuse küsis neti ja ta küsis, miks neti nii ilus on. Noh, vasta siis enda küsimusele ise ka korraga. Mu ema oskas mind hästi sünnitada. Kas kassid on tegelikult meid loonud? Jaa. Kennert Kukk siis küsis, et kaua videosid teinud oled? 2 päeva. Ei ole. Nagu niimoodi hakkasin videosid tegema umbes täpselt aasta aega tagasi. Oh. Instagrammer Tauri Jurisaar küsis, kas ananas käib pitsa peale? Jaa. Ei. Ei. Jaa. Ananas käib pitsa peale. Ja juurde on veel küsitud, ja kas õhukesepõhjaline või pannipitsa? Pannipitsa. Pannipitsa on isegi parem. Jaanika Sepp küsis, kaua tõuksi sõitnud oled? Mina olen sõitnud tõuksi üle 6 aasta natukene. Paar kuud. Jah. Kuna sponsorid peale tulevad, küsis Karel Kuusik 12. Kui te mu eelmist videot nägite, siis too on väike vihje. Et siis lemmikparkus käinud. Ma arvan, et minu lemmikpark on Tartu Skatehall, sest et seal on väga mõnus sõita. Mulle meeldib too flyot seal. Ja Step-Up hakkas ka meeldima viimasel hetkel, siis kui Allnighteril olime. Ja siis jah. Morten Thompson küsis, kas oled plaaninud õppida kõik trikid õigeks või õiget pidi? Ma olen seda mõtlenud ja ma olen proovinud ja ma olen harjutanud ja tuleb välja, et ma tegelikult oskan enamat asju isegi teha teistpidi jalgadega ka, aga lihtsalt mul on väga ebamugav teda teha, siis ma ikkagi hoian jalgu valetpidi. Et kes ei teadnud, siis ma ei tea täpselt nende jalgade positsioonide nimest, igastahes ma viskan vippi nagu hiili, aga tegelikult on minu jaoks vipp. Nagu ma viskan vippi nagu hiili, aga ma püüan hoopis teistpidi jalgadega. Sellepärast, et ma kunagi sõitsin skiid ja siis oli väga raske ümber õppida nagu. Ja siis, et noh, jah, sellepärast on see küsimus selline. Hanna Klaanberg küsis, kui inimestel on armumised liblikad kõhus, siis kas liblikatel on armumisel inimesed kõhus? Loomulikult. Loomulikult. Genor Kivoste küsis, mis on lemmik tõuksi firma? Lucky. Lemmiktrikk. Mul ei ole lemmiktrikki täpselt. Väga. Mulle meeldib backflipida, mulle meeldib tagurpidi olla. Mulle meeldib flair. Mulle ei meeldi flair teha, sellepärast, et on väga ebamugav tunne. Aga ta tähendab pinge välja muidu siis, kui isegi oskab. Ja. Tundmatu küsis, kuidas oled kukkunud? Mina kukkusin Arturi tõukesõbraga eelmine sügis. Nii, et ma hakkasin ühte tema sõpra taga ajama sellega ja võtsin liiga tugevasti kurvi, et endasin nagu väga halvasti mõla peale ja siis tuli välja, et mul oli õlal väga tugev põrutus ja siis ma pidin 2 nädalat nagu 3-nurgas kätt hoidma, et see oli päris põnev kogemus. Mina siis kukkusin see neljapäev näiteks enda külje peale niimoodi, et mul on isegi praegu veel, mul on külg väga paistes ja see on väga valus. Ja ma olen enda pöidla ära ühe korra murdnud, mitte murdnud, põralises.
ja siis üle-eelmine nädal. Siit tuleb nüüd teile kõigile seletused, miks te peaksite kiivrit kandma. Kiiver päästis mind faceplandist, sellepärast et see esimene kiivri osa läks vastu maad ja siis ma puudutasin õnneks maad ainult oma nina otsaga, nii et kandke kiivrit. Jah. Õige. Nii, Sirel küsis raskeim trikk. Ma ei oska sellele küsimusele vastata, sest et ma ise ka ei tea täpselt, milline mu kõige raskem trikk on. Kahjuks. Oskar Ojasaar küsis, miks on universum katki? Sest see läks katki. Spot versus Tartu Skatehall. See on väga raske küsimus, sellepärast et mulle meeldib Spotis Foami ja Resi ja mulle meeldib Tartu Skatehallis see park, sest see on väga hea park. Nii et kui oleks võimalus, ma võtaks mõlemad. Sannu küsis, kaua koos oletanud? Me oleme koos olnud aasta, 3 kuud ja 7 päeva. Ja varsti saab täpselt 7 päeva, tunni aja pärast umbes. A22U küsis, kuna Spoti plaan minna? Ma ei tea. Ma ei tee plaane selliseid veel. Arvatavasti järgmine kord, kui ma Spoti satun, on Simple Session ja ta oli veebruaris vist või? Katre Harak küsis, miks on inimestel käed? Me ei oska sellele vastata. See jääb alati müsteeriumiks. Et me oma nina sügada saaks. Nii. Robert Lepik BMX küsis Gert Salve või Karl-Erik Palo. Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Ma pakun, et Karl-Erik Palo. Pigem. Sest et ta saab Spoti resi sõita kogu aeg. Jaan küsis, kes on lemmik tõuksisõitja? Minu lemmik tõuksisõitja on John Mark Okeidos. Minu lemmik tõuksisõitja on Harley Harin. Ta küsis ka veel, et kes on sinu arust parim tõuksisõitja? Roomet Säälik. Jah. Riko Rästa küsis, kas maa on lame? Ei ole. Loomulikult on, sest kuidas me muidu siis ümber päikese keerleta saame? Ei ole. Oi. Kevin Hillep küsis, kuna triple flat? Mitte veel. Mitte veel. Mitte veel. Sandra Sulk küsis, kas iPhone või iOS? Samsung. Galaxy Note 7. Nendest saab hea pommi teha. Jürgen Pill küsis, kõige hullem vigastus. Mul on jalal on mingisugune lihas kuidagi valesti midagi teinud ja siis mul on nüüd niimoodi, et kui ma maantun oma varba osa peale või nagu jala eesosa peale ja see käib hästi kiiresti alla, siis mul on väga valus. Ja siis ma pean tegema mingisuguse 10-minutise pausi ja siis ma saan natukene veel edasi sõita. Ja siis ma kukun uuesti ja siis mul on uuesti valus, siis ma pean jälle tegema pausi ja siis niimoodi sõidan. Aga jah. Robin Parv küsis, mis oli su esimene tõuks ja siin kohal teeme netile challenge'i, et ta peab nüüd ütlema, mis mu esimene tõuks oli. Ta peaks teadma seda. MGP Nitro. Mis värvi? Roheline. Otto Skut küsis, millal neti tõuksiga vipi ära teeb? Kas sa teed neti tõuksiga vipi ära? Ei taha uskuda. Aga ta proovib järgmine tõuksi ära teha. Või varem. Mida varem, seda parem. Elon Ski XT küsis, kaua oled tõuksi sõitmisega tegelenud ja kuidas hakkasid üldse sõitma? Kuidas sa mõtte peale tulid? Ma vastasin juba enne, et olen sõitnud üle 6 aasta natukene, mõned kuud. Ja põhimõtteliselt ma sõitsin enne tõuksi BMX-i natukene aega. Ma oskasin ainult 1.8, nii et ja pani õppi vaevu. Ja siis ma nägin, et skeidis kõik sõitsid tõuksiga ja mulle meeldis toa ja siis kunagi ühed sugulased näitasid mulle Rebeli seda kodulehekülge ja siis ma olin nagu
ma tahan endale Rasol Ultra Prod. Ja siis seal jäi nagu asi jäi pooleli ja siis mingi hetk tulid sinna need MGP Nitrod ja siis ma olin nagu see aasta ma ostan endale selle tõuksi ja siis ma ostsin endale tõuksi, siis ma hakkasin tõuksi sõitma. Jah. Kumb reil sulle rohkem meeldib, kas ümmargune või kandiline? Kandiline, sest et seal on lihtsam peal püsida. Johkakha küsis lemmik YouTube'i kanalit ning suurimat iidolit. Minul ei ole lemmikut YouTuberit ja eriti suurimat iidolit ka ei ole. Ja minul ka ei ole väga lemmik YouTuberit ja iidol. Alguses oli kindlasti Ryan Williams, sest et ma vaatasin tema videosid 24/7, kui ma tõuksi sain. Et too oli siis, aga ta meeldib mulle siiamaani veel ja ma tema videosid vast vaatan isegi kõige rohkem ka, tead miks mõttes. Dominic Valving küsis, vana sa oled, kas sul on tüdruksõber? Mina olen 18 ja minul on tüdruksõber ja Neti on 14 ja saab kohe 15. Hakake nüüd ruttu pommima seda, kui suur vanuse vahe meil on. Tauri Jurisaar küsis, mis trikki tahaksid osata? Ma tahaksin osata 5-4 flare'i. Although mulle ei meeldi isegi flare'i teha, nii et ma ei tea, kuidas see toimima peaks. Okay. Andero Pikk küsis, kuidas said Gert Salvega tuttavaks? Tartu Skatehallis. Ta nägi minu Summer Edit 2016 videot ja siis ta oli nagu, see kutt on vinge ju. Ja siis ta käis mulle terve aeg, kui ma seal olin, siis ta käis mulle pinda, et me teeksime video koos. Ja siis me mingi hetk tegime selle Super 60 video. Ta oli vist järgmine kord, kui ma temaga kokku sain seal samas. Ja siis me tegime Super 60 video ja siis ta mingi kord tahtis minu juurde tulla ja nii edasi. Ja siis me käisime sessil temaga ja siis jah. Aga täna siis nüüd said küsimused otsa. Kui teil on veel küsimusi, siis kindlasti kirjutage selle sama video alla need küsimused. Et kui siia peaks tekkima väga palju küsimusi, siis me teeme võib-olla Q&A pool 2. Kui see tekib. Et kui te tahate teist Q&A'd, siis kindlasti kommenteerige siia alla hästi palju küsimusi. Kindlasti followige meid siis Instagramis, ma panen minu Instagrami ja Neti Instagrami siia alla meile praegu. Need on meie Instagramid ja need on seal all descriptionis ka. Seal all. Ja jah, et kindlasti minge followige meid. Kindlasti minge followige ka trikiratas.ee Instagrami leht, sest et nad saatsid mulle jätkuvalt tasuta tallaka. Nad on vinged inimesed, ma ei saa. Nad on väga vinged. Ja jah, näeme järgmises videos. Et kirjutage kommentaaridesse, mis video peaks tegema. Järgmine kord. Järgmiseks korraks. Peace.